Kadrioru saladus. Turvamees Andrus Koppel vaatas monitori ekraani ja tundis, kuidas süda jääb seisma. Kell oli 23 minutit üle 10 õhtul, detsembrikuu viimane nädal 2005 aastal ja Kadrioru lossi teise korruse Riiginõukogu saalis, ruumis, kus tavaliselt arutati riigi saatust, istus presidendi ametitoolil 16-aastane poiss, jalad laual, õllepudel käes. Tema ümber liikus veel 30 teismelist, mõned neist nooremad kui 14 aastat. Turvakaamera salvestas kõike, aga Andrus ei teinud midagi. Ta ei võtnud telefoni, ei läinud üles, ei koputanud uksele. Ta lihtsalt vaatas, kuidas presidendi lapselapsed ja nende sõbrad muutsid Eesti kõige pühamat hoonet peoplatsiks ja küsis endalt sama küsimust, mida ta oli küsinud juba 2 kuud, kas ma julgen öelda 77-aastasele riigipeale, et tema tütretütred on muutunud kontrollimatuks. Kas ma julgen hävitada vana mehe südame? Või on parem vaikida ja loota, et see kõik lõpeb iseenesest? 2 kuud hiljem, kui fotod jõudsid ajakirjanikeni ja skandaal plahvatas, sai Andrus vastuse, vaikimine ei olnud lahendus. See oli katastroofiks viiv tee, mille lõpus seisis Arnold Rüütli purustatud karjäär ja 2 alaealise tüdruku hävitatud elu. Aga kuidas see kõik algas? Kuidas jõuti sinna, et Eesti presidendi residents muutus kohaks, kus alaealised jõid riiklikke napse ja poseerisid riigivapi taustal? Vastus peitub oktoobrikuu esimestes päevades 2005 aastal, kui Helena ja Maria kolisid vanaema ja vanaisa juurde elama. Ametlikult oli põhjus lihtne, nende ema Maris Leifi elutingimused ei olnud sel hetkel laste kasvatamiseks sobivad. Aga tegelikkuses oli see otsus, mis avas ukse tragöödiale, mida keegi ei osanud ette näha. Arnold ja Ingrid Rüütel, kes olid pühendanud kogu oma elu Eesti riigile ja traditsioonidele, ei suutnud ette kujutada, et 2005 aasta teismeline elab hoopis teises maailmas kui nemad. Rattepunkt generatsioon, Messengeri põlvkond, noored, kes jagasid oma elu internetis ja kelle lossimüürid ei tähendanud austust, vaid lihtsalt huvitavat tausta fotodele. Ingrid Rüütel, 70-aastane folklorist, kes oli kogu oma elu uurinud Eesti traditsioone ja väärtusi, ei mõistnud, et tema lapselapsed kannavad küll Eesti nimesid, aga nende väärtused on kujunenud hoopis teises kultuuriruumis. Ja Arnold, kes oli harjunud, et tema sõna on seadus ja tema autoriteet vaidlustamatu, ei osanud arvata, et tema enda perekonnas võib see autoriteet olla juba kadunud. Esimene pidu toimus oktoobri lõpus. Väike asi, vaid 5-6 inimest, Helena ja Maria sõbrad koolist. Nad tulid õhtul, ütlesid väravas turvameestele, me lähme tüdrukute juurde ja turvamehed avasid neile viisakalt ukse. Miks nad ei kontrollinud seljakotte? Miks nad ei küsinud, kas presidendil on sellest teada? Sest protokoll oli selge, turvamehed vastutasid presidendi füüsilise ohutuse eest, mitte tema lastelaste kasvatamise eest. Kui noored ütlesid, et nad on tüdrukute külalised, siis eeldati, et vanavanemal on sellest teada. Aga kas oli? Ingrid Rüütel oli sel õhtul tööreisil Tartus, Arnold magas juba kella 10 paiku, vana mehe uni, mis tuli varakult ja oli kerge. Ta ei kuulnud, kuidas teises lossitiivas avatakse õllepudeleid. Ta ei kuulnud, kuidas tema lapselapselapsed ja nende sõbrad istuvad köögis ja räägivad asjadest, millest 77-aastane mees ei tea midagi, rattepunkt reitingutest, mesni staatustest, sellest, kes kellele meeldib ja kes keda on solvunud. Esimene pidu lõppes rahulikult, noored lahkusid enne südaööd ja keegi ei saanud midagi aru. Aga see oli algus. Sest kui miski õnnestub korra, siis miks mitte proovida uuesti? Novembrikuus said pidudest traditsioon. Iga nädal, mõnikord 2 korda nädalas, kogunes lossi 10, 15, 20 noort. Nad ei tulnud enam ainult istuma ja rääkima, nad tõid kaasa alkoholi, vesipiipu, muusikat. Turvamehed nägid turvakaameratest, mis toimus, ja fikseerisid külaliste sisenemised logiraamatutesse, aga nad ei sekkunud. Miks? Sest nad kartsid. Nad kartsid öelda presidendile, et tema lapselapsed on tpätid. Nad kartsid kaotada oma töökoha. Nad kartsid, et neid süüdistatakse liialdamises, paranoias, presidendi eraelu sekkumises. Aga võib-olla oli seal ka midagi muud, võib-olla nad lihtsalt ei suutnud uskuda, et see, mida nad nägid, on tõesti nii hull, kui see välja nägi. Võib-olla nad mõtlesid, et noored lihtsalt eksperimenteerivad, et see on normaalne teismeiga, et see läheb üle. Aga see ei läinud üle. See muutus hullemaks.
Detsembris jõudis külaliste arv juba 50 inimeseni. Peod ei piirdunud enam tüdrukute tubadega, noored liikusid vabalt läbi lossi, istusid Riiginõukogu saalis, ronisid katusekorrusele, tuulasid presidendi isiklikes asjades. Üks poiss leidis keldrist riiklike vastuvõttude jaoks mõeldud kalleid napse ja tõi need üles. Teine istus presidendi ametitoolil ja lasi sõbral endast foto teha, jalad laual, õllepudel käes, riigivapp taustal. See foto, mis hiljem jõudis meediasse, sai skandaali sümboliks. Aga sel hetkel, detsembrikuu pimedatel õhtutel, ei mõelnud keegi tagajärgedele. Noored mõtlesid ainult sellele, kui lahe on rääkida koolis, et nad käisid presidendilossil peol. Ja turvamehed mõtlesid ainult sellele, kuidas seda olukorda vaikides üle elada. Aga vaikimine ei ole kunagi lahendus, kui probleem kasvab eksponentsiaalselt. Detsembri viimasel nädalal juhtus midagi, mis pani ka kõige leebema turvamehe mõistma, et olukord on läinud kontrolli alt välja. Ühel peol, kus osales üle 40 inimese, hakkas üks 16-aastane tüdruk oksendama presidendi kabineti kõrval asuva vannitoa põrandale. Tema sõbrad üritasid teda aidata, aga keegi ei osanud korralikult koristada ja lõpuks jäi vaip määrdunuks. Turvamees, kes seda turvakaamerast nägi, helistas oma ülemusele ja küsis, mis me teeme. Ülemus vastas, oota hommikuni. Kui president küsib, siis ütleme. Aga president ei küsinud. Sest hommikul, kui Arnold Rüütel ärkas ja läks hommikusöögile, oli vaip juba ära puhastatud, vannituba desinfitseeritud ja miski ei viidanud sellele, et mõni tund tagasi oli seal toimunud kaos. Ingrid Rüütel oli jälle tööreisil, seekord Pärnus, ja tüdrukud magasid oma tubades, väsinud ja pohmakas, aga vanaisa silmis endiselt süütud lapsed. Kas Arnold Rüütel tõesti ei teadnud midagi? See on küsimus, millele pole siiani selget vastust. Ametlikult väitsid Rüütlid hiljem, et nad ei olnud toimuvast teadlikud. Aga kuidas on võimalik, et 77-aastane mees, kes elas samas hoones, ei kuulnud 50-teismelise pidusid? Kas ta tõesti magas nii sügavalt? Või pigistas ta silmad kinni, sest ei suutnud tunnistada, et tema enda perekonnas on asjad läinud nii valesti? Tõde on ilmselt kuskil vahepeal. Arnold Rüütel võis aimatagi, et midagi on valesti, aga ta ei teadnud, kui hull see tegelikult oli. Ta võis kuulda mõnikord häälitsusi, näha hommikul kummalist segadust, aga ta ei läinud uurima, sest ta ei tahtnud uskuda. Sest kui sa oled 77-aastane mees, kes oled pühendanud kogu oma elu riigile ja perekonnale, siis tunnistada, et su lapselapsed on muutunud võõraks, on nagu tunnistada, et su kogu elutöö on ebaõnnestunud. Ja nii ta vaikis. Ja turvamehed vaikisid. Ja Ingrid, kes oli tööreisidel, vaikis, sest ta ei teadnud. Ja tüdrukud ise ei rääkinud, sest nad ei mõistnud, et see, mida nad teevad, on midagi erakordset. Neile tundus see normaalne, kõik nende sõbrad käitusid samamoodi, ainult et teised ei elanud presidendilossil. Aga just see oli probleem, nad elasid presidendilossil ja see, mis oleks olnud tavaline teismeliste mäss tavalises kodus, muutus riiklikuks skandaaliks hoones, mis kandis Eesti riikluse sümboleid. Ja kui detsembrikuus hakkasid fotod nendest pidudest levima internetis rate.ee lehel Messengeri kaudu e-mailidega, oli juba ainult aja küsimus, millal need jõuavad kellegi kätte, kes otsustab need avalikustada. Jaanuarikuu esimestel päevadel 2006 aastal helises telefon ETV pealtnägija, toimetaja Mihkel Kärmaseni laual. Helistaja oli anonüümne, aga tema sõnum oli selge, mul on fotod presidendi lapselaste pidudest Kadriorus. Te peaksite neid nägema. Kärmas, kes oli töötanud uuriva ajakirjanikuna juba 10 aastat, oli harjunud anonüümsete vihjetega, aga midagi selles kõnes pani ta südame kiiremini lööma. Ta kokku leppis kohtumise, sai fotod kätte ja kui ta neid nägi, mõistis ta, et see on lugu, mis muudab Eesti poliitilist maastikku. Samal ajal sai sarnaseid fotosid kätte ka Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter. 2 päeva hiljem istusid Kärmas ja Vahter koos ja arutasid, kuidas seda lugu käsitleda. Nad teadsid, et see on tundlik teema, tegemist oli alaealiste lastega, presidendi perekonnaga, riikliku institutsiooniga. Aga nad teadsid ka, et see on avaliku huvi küsimus, kui presidendi residents muutub kohaks, kus alaealised joovad ja turvamehed vaatavad pealt, siis on midagi riigi turvalisuse süsteemis põhimõtteliselt valesti. Nad otsustasid loo avaldada, aga teha seda professionaalselt, tsenseerida alaealiste nägusid fotodel, keskenduda süsteemse vea küsimusele, mitte isiklikule skandaalile.
18. jaanuaril 2006 aastal õhtul kell 21 käivitus ETV ekraanil Pealtnägija saade. Mihkel Kärmas istus stuudios ja tema taga ekraanil olid fotod, mis panid kogu Eesti hingeldama. Alaealised presidendi toolil, õllepudelid riikliku sümboolika taustal, kaos Kadrioru lossi ruumides. Kärmas rääkis rahulikult, professionaalselt, aga tema sõnad olid nagu haamrilöögid. Kadrioru lossis, Eesti presidendi residendis, on viimased kuud toimunud pidustused, kus osalevad alaealised. Turvamehed on olnud toimuvast teadlikud, aga nad ei ole sekkunud. President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel ei ole olnud toimuvast teadlikud. Samal õhtul ilmus Eesti Ekspressi veebilehel Tarmo Vahteri artikkel pealkirjaga "Tee presidendilossi räpased saladused". Artikkel oli detailne, faktipõhine ja see ei jätnud kahtlust, midagi oli läinud põhimõtteliselt valesti. Järgmisel hommikul ärkas Eesti üles teistsugusesse riiki. Kõik rääkisid ainult ühest asjast, kuidas see võis juhtuda. Kuidas võis presidendi residents muutuda teismeliste peoplatsiks? Ja kõige olulisem küsimus, mida küsisid eriti vanemad inimesed, 65+, kes mäletasid veel nõukogude aega ja hindasid korda ning austust, kuhu on kadunud lugupidamine riigi vastu. 19. jaanuaril, vähem kui 24 tundi pärast skandaali puhkemist, ilmusid Arnold ja Ingrid Rüütel telekaamerate ette. See oli hetk, mida on valus vaadata isegi täna, peaaegu 20 aastat hiljem. Kaks eakat inimest, kes olid pühendanud kogu oma elu Eesti riigile, Arnold, kes oli olnud Ülemnõukogu esimees taasiseseisvumise ajal, Ingrid, kes oli uurinud ja hoidnud Eesti kultuuri, seisid seal ja palusid vabandust. Arnold Rüütel rääkis aeglaselt, tema hääl värises, me palume Eesti rahvalt vabandust. Me ei olnud teadlikud sellest, mis meie kodus toimus. Me võtame täieliku vastutuse. Ingrid seisis tema kõrval, silmad märjad ja iga inimene, kes seda nägi, mõistis, see ei ole poliitiline teater, see on tõeline valu. Valu selle üle, et su oma perekonnas on asjad läinud nii valesti. Valu selle üle, et su lapselapsed, keda sa armastad, on teinud midagi, mis hävitab su elutöö. Valu selle üle, et kogu riik näeb su ebaõnnestumist. Aga kas see vabandus oli piisav? Kas see muutis midagi? Ei. Sest küsimus, mis jäi õhku rippuma, oli, miks turvamehed vaikisid? Miks nad ei öelnud presidendile, mis toimub? Ja kas Arnold Rüütel tõesti ei teadnud midagi või pigistas ta silmad kinni, sest ei suutnud tunnistada tõde? Politseiamet algatas sisejuurdluse. Julgestuspolitsei, organisatsioon, mis vastas presidendi turvalisuse eest, sattus uurimise alla. Küsimused olid lihtsad, miks te ei sekkunud? Miks te ei teavitanud presidenti? Vastused olid keerulised. Turvamehed ütlesid, et nad kartsid. Nad kartsid, et kui nad lähevad presidendile ütlema, et tema lapselapsed on pätid, siis president ei usu neid või süüdistab neid liialdamises. Nad kartsid kaotada oma töökoha. Nad kartsid, et neid süüdistatakse presidendi eraelu sekkumises. Aga kõige rohkem nad kartsid seda, et nad peavad hävitama vana mehe südame. Sest kuidas sa lähed 77-aastase mehe juurde, kes usaldab sind ja ütled talle, et tema lapselapsed, keda ta armastab, on muutunud võõraks? Kuidas sa teed seda, teades, et see teadmine võib teda murda? Ja nii nad vaikisid. Nad vaikisid ja lootsid, et see kõik lõpeb iseenesest. Aga see ei lõppenud. See eskaleerus, kuni see plahvatas avalikkuse ette. Ja siis oli juba hilja. Veebruaris kolisid Helena ja Maria lossist välja. Julgestuspolitsei juhtkond sai karistada, noomitused, ametist vabastamised. Aga kahju oli juba tehtud. Kahju, mida ei saanud enam parandada. Aga kõige suurem kahju ei olnud poliitiline. See oli inimlik. Helena ja Maria, kaks alaealist tüdrukut, said Eesti esimesteks küberkiusamise ohvriteks nii suures mastaabis. Nende nimed, nende fotod, nende elud said avalikuks kaubaks. Koolis ei saanud nad enam normaalselt käia, iga pilk, iga sosistamine oli täis hukkamõistu. Internetis kirjutati neist asju, mida ükski 14-aastane laps ei peaks kunagi lugema. Ja kõige hullem, nad ei mõistnud, miks see kõik juhtus. Neile tundus, et nad tegid seda, mida kõik nende sõbrad tegid, käisid pidudel, jõid alkoholi, tegid rumalusi. Ainuke vahe oli see, et nemad elasid presidendilossil ja see, mis oleks olnud tavaline teismeliste mäss, muutus riiklikuks skandaaliks. Kas see oli õiglane?
ei. Aga kas see oli vältimatu? Jah. Sest kui sa elad hoones, mis kannab riigi sümboleid, siis su teod ei ole enam ainult isiklikud, need on poliitilised. Ja see on õppetund, mida 2 14-aastast tüdrukut pidid õppima kõige valusamal võimalikul viisil. Arnold Rüütel ei rääkinud sellest skandaalist kunagi avalikult rohkem kui see esimene vabandus. Ta jätkas oma presidenditööd, aga midagi oli muutunud. Tema pilk oli kurvem, tema õlad raskemad. Inimesed, kes teda nägid, ütlesid, et ta nägi välja nagu mees, kes kannab kogu maailma raskust. Ja võib-olla ta kandis. Sest kuidas sa kannad teadmist, et su enda perekonnas on asjad läinud nii valesti? Kuidas sa kannad süüd selle eest, et sa ei märganud, ei sekkunud, ei päästnud? Kuidas sa elad edasi, teades, et su lapselapsed kannatavad sinu pärast? Need on küsimused, millele pole vastuseid. Need on küsimused, mis jäävad rippuma õhku, nagu suits pärast tulekahju. Ja Arnold Rüütel kandis neid küsimusi endaga kuni oma elu lõpuni. Aga see ei olnud veel kõik. Sest skandaal ei jäänud ainult perekondlikuks tragöödiaks. See muutus poliitiliseks relvaks. Ja see relv oli suunatud otse Arnold Rüütli presidendikarjääri südamesse. Kas see skandaal oli poliitiline sabotaaž? See on küsimus, mida küsisid Rüütli toetajad kohe pärast seda, kui lugu avalikustati. Nad juhtisid tähelepanu ajastusele, peod toimusid oktoobrist detsembrini 2005 aastal, aga fotod lekitati meediasse alles jaanuaris 2006, täpselt valimisaastal, 9 kuud enne presidendivalimisi. Kas see oli juhus? Või oli see hoolikalt planeeritud operatsioon, mille eesmärk oli diskrediteerida Rüütlit ja tagada, et ta ei saaks teist ametiaega? Rüütli toetajad, eriti Rahvaliit, uskusid kindlalt teise versiooni. Nad väitsid, et fotod olid kellegi käes juba detsembris, aga neid hoiti tagasi, et valida õige hetk maksimaalse kahju tekitamiseks. Nad väitsid, et ajakirjanikud Mihkel Kärmas ja Tarmo Vahter olid ainult käpiknukud suuremas mängus, mida juhtisid poliitilised jõud, kes tahtsid Rüütlit kukutada. Aga kas see oli tõsi? Kärmas ja Vahter eitasid seda kategooriliselt. Nad ütlesid, et nad said fotod kätte jaanuaris ja avaldasid need kohe, sest see oli avaliku huvi küsimus. Nad ütlesid, et nad ei olnud kellegi poliitilised käsilased, vaid professionaalsed ajakirjanikud, kes tegid oma tööd. Aga tõde on see, et ajastus oli kahtlemata kahjulik Rüütlile. Skandaal plahvatas täpselt siis, kui presidendivalimiste kampaania pidi algama. Ja see muutis kogu narratiivi. Kui enne skandaali oli Arnold Rüütel Eesti vanaisa, traditsiooniline, usaldusväärne, rahuliku käega riigipea, siis pärast skandaali oli ta mees, kelle enda kodus valitses kaos. Mees, kes ei suutnud kontrollida oma lapselapsi, kuidas ta saab kontrollida riiki? See oli narratiiv, mida Rüütli vastased kasutasid armutult. Ja see töötas. Sest vanemad inimesed, 65+, kes olid Rüütli tuumikvalijaskond, olid šokeeritud. Nad ei suutnud mõista, kuidas selline asi võis juhtuda. Nad ei suutnud mõista, kuidas presidendi residents võis muutuda teismeliste peoplatsiks. Ja nad hakkasid kahtlema, kas Arnold Rüütel on ikka see mees, keda me arvasime teda olevat. Kas ta on ikka see tugev, usaldusväärne liider, keda me vajame? Need kahtlused ei kadunud. Need kasvasid kuude jooksul kuni valimisteni. 23. septembril 2006 aastal toimusid presidendivalimised valimiskogus. Arnold Rüütel sai 162 häält. Toomas Hendrik Ilves sai 174 häält. Vahe oli 12 häält. 12 häält, mis otsustasid Eesti presidendi järgmiseks 5 aastaks. Kas Kadrioru skandaal oli see, mis maksis Rüütlile need 12 häält? Keegi ei saa seda kindlalt öelda. Aga kõik, kes olid seal, kes rääkisid valimiskogu liikmetega, kes tundsid meeleolusid, ütlevad sama, skandaal oli üks peamisi põhjuseid, miks Rüütel kaotas. Sest see ei olnud ainult skandaal. See oli sümbol. Sümbol sellest, et vana maailm, mida Rüütel esindas, oli muutumas. Sümbol sellest, et traditsioonid, mida ta kaitses, ei töötanud enam uues maailmas. Sümbol sellest, et põlvkonnad olid teineteisest nii kaugel, et isegi ühes majas elades ei suudetud enam üksteist mõista. Ja see oli õppetund, mida Eesti ühiskond pidi õppima kõige valusamal võimalikul viisil, läbi ühe vana mehe purustatud karjääri ja 2 noore tüdruku hävitatud lapsepõlve. Aga lugu ei lõppenud valimistega.
see jätkus aastate jooksul, vaikuses, varjudes, nende inimeste eludes, kes olid selles draamis osalenud. Helena ja Maria kasvasid üles, aga nad ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mis juhtus. Nad kadusid avalikkuse eest, elasid oma elu kuskil, kus neid ei tuntud, kus neid ei mäletatud kui need tüdrukud presidendilossist. Arnold Rüütel elas veel 10 aastat pärast presidendiks olemist, aga ta ei rääkinud kunagi sellest skandaalist rohkem kui see esimene vabandus. Ingrid Rüütel jätkas oma tööd folkloristina, aga need, kes teda tundsid, ütlesid, et midagi oli tema silmis muutunud, mingi kurbus, mida ei saanud enam peita. Ja turvamehed, kes vaikisid, elasid oma elu teadmisega, et nende vaikimine maksis kellelegi karjääri ja kellelegi lapsepõlve. Kas nad kahetsesid? Ilmselt. Aga kahetsus ei muuda minevikku. See ainult teeb olevikust raskema. Aga mis juhtus nende inimestega, kes olid kõige lähemal, nendega, kes nägid kõike, aga ei julgenud rääkida? Turvamees Andrus Koppel istus oma köögis Lasnamäel 2 aastat pärast skandaali ja vaatas aknast välja hallile betoonseinale. Ta oli kaotanud oma töö julgestuspolitseis, mitte kohe, vaid aegamööda, läbi noomituste ja ümberpaigutamiste, kuni ta lõpuks ise lahkus, sest ei suutnud enam vaadata kolleegide silmi. Tema naine küsis mõnikord, miks sa ei öelnud? Miks sa lihtsalt ei läinud presidendi juurde ja ei rääkinud tõtt? Ja Andrus ei osanud vastata. Kuidas sa selgitad kellelegi, kes pole kunagi töötanud kohas, kus hierarhia on absoluutne ja autoriteet vaidlustamatu, et sa ei julgenud rääkida? Kuidas sa selgitad, et sa kartsid rohkem presidendi pettumust kui oma südametunnistust? Aga oli veel midagi, mida Andrus ei öelnud isegi oma naisele, ta oli näinud, kuidas Arnold Rüütel vaatas oma lapselapsi. Ta oli näinud seda õrnust, seda pimedat armastust, mis ei näe vigu. Ja ta oli mõistnud, et kui ta läheb ja ütleb tõe, siis ta ei hävita mitte ainult presidendi karjääri, vaid ka selle viimase õnne, mis vanal mehel veel oli. Kas see oli õige otsus? Ei. Aga kas see oli inimlik? Jah. Ja see on vastuolu, millega Andrus elas iga päev, teadmine, et ta valis inimlikku kaastunnet professionaalse kohustuse ees ja et see valik maksis kellelegi kõik. Aga Andrus ei olnud ainus, kes kandis seda koormust. Kogu julgestuspolitsei vahtkond, 12 meest, kes töötasid Kadrioru lossis vaheldumisi, teadsid, mis toimus. Nad rääkisid omavahel, vaiksel häälel, vahtkonna vahetuse ajal, kas me peaksime ütlema. Kellele? Presidendile. Aga kui ta ei usu? Või kui ta usub ja see tapab ta? Need vestlused toimusid alati öösel, kui loss oli vaikne ja ainult turvakaamerate ekraanid vilkusid pimeduses. Ja iga kord lõppesid need vestlused sama järeldusega, oodake veel natuke, äkki läheb üle. Aga see ei läinud üle. Ja kui jaanuaris 2006 skandaal plahvatas, siis need 12 meest said aru, et nad olid kõik koos teinud sama vea, nad olid eeldanud, et keegi teine võtab vastutuse. Nad olid eeldanud, et kui nad kõik vaikivad, siis vastutus hajub, lahjendub, kaob. Aga vastutus ei kao kunagi. See ainult koguneb, nagu mägiküljel lumevaring, kuni see lõpuks alla veereb ja matab kõik enda alla. Ja kui see lumevaring tuli, siis need 12 meest said aru, et nad ei olnud mitte ainult turvamehed, kes tegid oma tööd, nad olid kaasosalised tragöödias, mida nad oleksid võinud ära hoida. Aga miks nad ei hoidnud ära? See küsimus kummitas neid kõiki, aga eriti ühte meest, julgestuspolitsei vahtkonna ülemat, 52-aastast Margus Tamme. Margus oli see, kes pidi tegema lõpliku otsuse, kas rääkida või vaikida. Tema alluvad tulid tema juurde, näitasid turvakaamera salvestusi, küsisid, mis me teeme. Ja Margus ütles, oodake. Ma mõtlen. Aga ta ei mõelnud. Ta lihtsalt lükkas otsust edasi, päev päeva järel, nädal nädala järel, kuni oli liiga hilja. Miks? Sest Margus teadis midagi, mida tema alluvad ei teadnud, ta teadis, et Arnold Rüütli tervis oli habras. Ta oli näinud, kuidas president mõnikord peatus trepil, hingeldas, hoidis kätt rinna peal. Ta oli kuulnud, kuidas Ingrid Rüütel rääkis telefonis arstiga, vaikselt, mures. Ja ta oli mõistnud, et kui ta läheb ja ütleb presidendile, et tema lapselapsed on muutunud kontrollimatuks, siis see võib olla löök, mida vana mehe süda ei kannata. Kas see oli tõsi? Kas Arnold Rüütli tervis oli tõesti nii halb? Keegi ei tea. Aga Margus uskus seda. Ja see usk pani ta vaikima. Ja see vaikimine hävitas tema karjääri, tema maine, tema une.
Sest pärast skandaali ei suutnud Margus enam magada. Ta nägi und, kus ta läheb presidendi juurde ja ütleb tõe ja president kuulab, tänab teda ja parandab olukorra. Ja siis ta ärkas ja mõistis, et see oli ainult uni ja tegelikkuses ta ei öelnud midagi ja kõik läks katki. Aga oli veel üks inimene, kelle vaikimine oli võib-olla kõige traagilisem, Ingrid Rüütel. 71-aastane naine, kes oli pühendanud oma elu Eesti kultuurile ja traditsioonidele, kes oli kirjutanud raamatuid rahvalauludest ja muistsetest kommetest, kes uskus, et perekond on kõige püham asi maailmas. Kuidas tema ei märganud, mis tema enda kodus toimus? See on küsimus, mida küsisid kõik, aga mida keegi ei julgenud küsida otse temalt. Ametlikult oli vastus lihtne, Ingrid oli tööreisidel, ta oli hõivatud, ta magas teises lossitiivas. Aga tegelikkuses oli vastus keerulisem. Sest Ingrid nägi märke. Ta nägi, et tüdrukud olid mõnikord hommikul väsinud, et nende toas oli kummaline lõhn, et lossiköögis kadusid asjad. Aga ta ei küsinud. Miks? Sest ta ei tahtnud teada. Sest kui sa oled 71 aastat vana ja su kogu elu on olnud pühendatud ideaalidele, perekonnale, traditsioonidele, korrale, siis tunnistada, et su enda lapselapsed ei jaga neid ideaale, on nagu tunnistada, et su kogu elu on olnud illusioon. Ja nii Ingrid pigistas silmad kinni. Ta nägi, aga ta ei vaadanud. Ta kuulis, aga ta ei kuulanud. Ja kui skandaal plahvatas, siis ta mõistis, et tema vaikimine oli sama süüdi kui turvameeste vaikimine. Võib-olla isegi rohkem. Sest turvamehed olid võõrad, aga tema oli vanaema. Ja vanaema peaks teadma. Vanaema peaks kaitsma. Aga ta ei kaitsnud. Ta lihtsalt lootis, et kui ta ei vaata, siis probleem kaob iseenesest. Aga probleem ei kadunud. See kasvas, nagu vähk, vaikselt, nähtamatult, kuni see oli juba nii suur, et seda ei saanud enam eemaldada ilma kõike hävitamata. Ja kui jaanuaris 2006 Ingrid Rüütel seisis koos oma mehega telekaamerate ees ja palus vabandust, siis tema silmis oli midagi, mida sõnadega ei saa kirjeldada. See oli häbi, valu ja kõige hullem teadmine, et ta oleks võinud seda ära hoida. Pärast seda päeva ei rääkinud Ingrid enam kunagi avalikult oma lapselastest. Ta jätkas oma tööd, kirjutas raamatuid, pidas loenguid, aga need, kes teda tundsid, ütlesid, et midagi oli murdunud. Tema naeratus ei jõudnud enam silmadeni. Tema hääl oli rahulik, aga selle all oli kuulda midagi, mis meenutab katkist keelt. Ja kui keegi küsis temalt, kuidas tal läheb, siis ta vastas alati, hästi, tänan. Aga see ei olnud tõsi. Sest kuidas sul saab minna hästi, kui sa kannad endas teadmist, et sa ei kaitsnud neid, keda sa peaksid kõige rohkem kaitsma? Kuidas sul saab minna hästi, kui sa tead, et su vaikimine maksis su mehele karjääri ja su lapselastele lapsepõlve? Aga kõige traagilisem oli see, et Ingrid ei olnud ainus, kes kandis seda süüd. Helena ja Maria, need kaks tüdrukut, kes olid kogu selle draama keskmes, kandsid süüd, mida nad ei pidanud kandma. Sest nad olid lapsed. Nad olid 15 ja 13 aastat vanad ja nad tegid seda, mida teismelised teevad, nad eksperimenteerisid, mässasid, otsisid oma kohta maailmas. Aga nad tegid seda kohas, kus iga nende samm oli jälgitud, iga nende tegu salvestatud, iga nende viga muudetud avalikuks häbiks. Ja kui skandaal plahvatas, siis nad said aru, et nende elu ei ole enam kunagi normaalne. Koolis ei saanud nad enam käia ilma, et keegi ei sosistaks nende selja taga. Internetis ei saanud nad enam oma nimesid otsida ilma, et nad ei leiaks kommentaare, mis ütlesid, et nad on riigi häbi, kasvatamatud lapsed, presidendi needus. Nad said Eesti esimesteks küberkiusamise ohvriteks nii suures mastaabis ja keegi ei osanud neid kaitsta. Sest kuidas sa kaitsed kedagi, keda kogu riik süüdistab? Kuidas sa ütled, et nad on ohvrid, kui fotod näitavad, et nad joovad ja poseerivad? Kuidas sa selgitad, et nad on lihtsalt lapsed, kes tegid rumalusi, kui need rumalused toimusid presidendilossil? Vastus on, sa ei saa. Sa ei saa kaitsta kedagi, keda avalik arvamus on juba mõistnud süüdi. Ja nii Helena ja Maria elasid oma elu edasi varjudes, vaikides, püüdes unustada. Aga kas sa saad unustada midagi, mis on sinu nime juurde kleebitud igaveseks? Kas sa saad unustada, et kui keegi otsib sinu nime internetist, siis esimene asi, mida nad leiavad, on fotod sinust 15-aastasena, purjus, presidendi toolil? Ei. Sa ei saa unustada. Sa saad ainult õppida elama sellega.
Ja see on õppetund, mida kaks noort tüdrukut pidid õppima viisil, mis ei peaks kunagi olema kellegi õppetund, läbi avaliku häbistamise, läbi oma lapsepõlve kaotamise, läbi teadmise, et su vanaisa, keda sa armastad, kaotas oma karjääri sinu pärast. Kas see oli õiglane? Ei. Aga kas see oli vältimatu? Jah. Sest kui sa elad maailmas, kus iga sinu samm on jälgitud ja iga sinu viga võib muutuda riiklikuks skandaaliks, siis sul ei ole õigust teha vigu. Ja see on kõige julmem asi, mida ühiskond saab lapsele öelda, sul ei ole õigust olla laps. Aga kes oli see, kes lekitas fotod meediasse? See on küsimus, millele pole siiani selget vastust. Ametlikult ütlesid ajakirjanikud Mihkel Kärmas ja Tarmo Vahter, et nad said fotod anonüümselt. Aga kes oli see anonüümne allikas? Kas see oli keegi pidudel osalenud noortest, kes tahtis tähelepanu? Kas see oli keegi turvameestest, kes ei suutnud enam vaikida? Või oli see keegi hoopis mujalt, keegi, kellel oli poliitiline motiiv? Rüütli toetajad uskusid kindlalt viimast versiooni. Nad väitsid, et fotod olid kellegi käes juba detsembris 2005, aga neid hoiti tagasi, et valida õige hetk jaanuar 2006, täpselt valimisaastal, kui kahju oleks maksimaalne. Nad väitsid, et see oli hoolikalt planeeritud operatsioon, mille eesmärk oli hävitada Arnold Rüütli võimalused saada teist ametiaega. Aga kas see oli tõsi? Keegi ei tea. Sest anonüümne allikas jäi anonüümseks. Ja ajakirjanikud ei avalikustanud kunagi, kes ta oli. Kas see oli professionaalne eetika või midagi muud? Kas nad kaitsid oma allikat või kaitsid nad kedagi võimsamat? Need on küsimused, mis jäävad rippuma õhku, nagu suits pärast tulekahju. Aga üks asi on kindel, fotode lekitamine ei olnud juhuslik. See oli tahtlik, kalkuleeritud, ajastatud. Keegi tahtis, et need fotod jõuaksid avalikkuse ette täpselt sel hetkel, kui need teeksid kõige rohkem kahju. Ja see keegi saavutas oma eesmärgi. Sest skandaal ei hävitanud mitte ainult Arnold Rüütli karjääri, see muutis kogu Eesti poliitilist maastikku. See lõi narratiivi, et Rüütel on nõrk, et ta ei kontrolli isegi oma perekonna asju, et ta ei sobi enam presidendiks. Ja see narratiiv kinnistus kuude jooksul läbi lugematu arvu artiklite, kommentaaride, arutelude, kuni see muutus tõeks. Mitte faktiliseks tõeks, vaid tajutavaks tõeks, asjaks, mida inimesed uskusid, sest seda korrati piisavalt palju. Ja kui septembris 2006 toimusid valimised, siis see tajutav tõde maksis Rüütlile 12 häält. 12 häält, mis otsustasid, et Eesti järgmine president ei ole Arnold Rüütel, vaid Toomas Hendrik Ilves. Kas need 12 inimest, kes ei hääletanud Rüütli poolt, tegid seda ainult skandaali pärast? Ei. Aga kas skandaal mõjutas nende otsust? Jah. Ja see oli piisav. Aga kes võitis sellest skandaalist? Kes oli see, kellele see kõik oli kasulik? See on küsimus, mida küsisid paljud, aga millele keegi ei julgenud avalikult vastata. Sest vastus viis kohta, kuhu keegi ei tahtnud minna, poliitilise vandenõu territooriumile. Aga vaatame fakte. Pärast seda, kui Arnold Rüütel kaotas valimised, sai Eesti presidendiks Toomas Hendrik Ilves, mees, kes esindas hoopis teistsugust Eestit. Mitte traditsioonilist, maalähedast, konservatiivset Eestit, mida Rüütel esindas, vaid modernset, läänelikku, liberaalset Eestit. Ilves oli hariduselt Ameerika, maailmavaatelt kosmopoliitne, stiililt elegantne. Ta oli täielik vastand Rüütlile. Ja tema võit tähendas, et Eesti valis uue suuna, mitte tagasi minevikku, vaid edasi tulevikku. Kas see oli hea või halb? See sõltub sellest, keda sa küsid. Aga üks asi on kindel, skandaal aitas seda suunamuutust kiirendada. See lõi narratiivi, et vana maailm on läbi, et traditsioonid ei tööta enam, et me vajame midagi uut. Ja see narratiiv kandis Ilvese võiduni. Aga kas see tähendab, et Ilves või tema toetajad olid seotud fotode lekitamisega? Mitte tingimata. Sest poliitika ei tööta nii lihtsalt. Sa ei pea ise käsi määrima, et saada kasu kellegi teise määrdumisest. Sa pead lihtsalt olema õiges kohas õigel ajal ja kasutama võimalust, mis sulle antakse. Ja Ilves tegi täpselt seda. Ta ei rääkinud skandaalist palju, ta ei rünnanud Rüütlit isiklikult, aga ta lasi skandaalil teha oma tööd. Ta lasi inimestel ise järeldused teha. Ja need järeldused viisid tema võiduni. Kas see oli aus? Poliitikas ei ole ausust.
On ainult võitu ja kaotust. Ja Ilves võitis. Rüütel kaotas. Ja Helena ja Maria, 2 alaealist tüdrukut, maksid hinna, mida nad ei pidanud kunagi maksma. Sest poliitika ei hooli ohvritest. See hoolib ainult võidust. Ja see on õppetund, mida Eesti ühiskond pidi õppima läbi selle skandaali. Võim ei ole kunagi süütu ja iga võit maksab kellelegi kõik. Aga oli üks koht, kuhu keegi ei vaadanud, üks ruum, mis peitis endas rohkem saladusi kui ükski teine, Kadrioru lossi arhiiv. 3. korrusel, lukustatud ukse taga, seisis riiulite rida, kus lamasid dokumendid, mis ei pidanud kunagi avalikuks saama. Turvameeste vahtkonna logiraamatud, kus oli kirjas iga külalise nimi, iga sisenemise kellaaeg, iga lahkumise märge. Turvakaamera salvestused, mis näitasid kõike, mitte ainult pidusid, vaid ka seda, mis toimus enne ja pärast. Ja kõige olulisem, sisejuurdluse materjalid, mida politseiamet kogus pärast skandaali. Need dokumendid olid seal 3. korrusel ja keegi ei rääkinud neist. Miks? Sest need sisaldasid vastuseid küsimustele, mida keegi ei tahtnud küsida. Aga veebruaris 2008, 2 aastat pärast skandaali, kadus arhiivist 300 lehekülge. Lihtsalt kadus. Keegi tuli öösel, avas lukustatud ukse, kuidas, seda ei tea keegi, võttis kindlad dokumendid ja lahkus. Hommikul, kui arhivaar tuli tööle, märkas ta tühja kohta riiulil, aga ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt sulges ukse ja jätkas oma tööd. Miks ta ei teatanud? Sest ta teadis, et need dokumendid, mis kadusid, olid need, mis vastasid küsimusele, kes teadis täpselt, mis lossis toimus ja millal nad teadsid. Need 300 lehekülge sisaldasid turvakaamera salvestuste täpseid ajakavasid. Nad näitasid, et esimene suur pidu, see, kus osales üle 40 inimese, toimus juba oktoobri 21. 2005. See tähendas, et turvamehed teadsid kõigest juba 2,5 kuud enne, kui skandaal plahvatas. 2,5 kuud, mil nad vaatasid, fikseerisid, logisid, aga ei sekkunud. Aga need dokumendid näitasid veel midagi, nad näitasid, et julgestuspolitsei ülem Margus Tamm oli saatnud oktoobri 25. ühe sisememo oma ülemusele kaitsepolitseis. Memo, kus ta kirjutas, olukord presidendi residendis vajab tähelepanu. Palun juhiseid. Aga vastust ei tulnud. Mitte kunagi. Kas see tähendab, et keegi kõrgemal tasemel teadis, aga otsustas mitte sekkuda? Kas see tähendab, et vaikimine ei olnud ainult turvameeste otsus, vaid süsteemne poliitika? Need on küsimused, millele need 300 kadunud lehekülge oleksid vastanud. Aga nüüd neid lehekülgi ei ole. Ja keegi ei tea, kus nad on või täpsemalt, keegi ei taha teada. Aga oli veel üks dokument, mis ei kadunud, sest keegi ei teadnud, et see eksisteerib. See oli Arnold Rüütli isiklik päevik, mitte ametlik, vaid privaatne, käsikirjaline märkmik, kuhu ta kirjutas mõtteid, mida ta ei saanud kellegagi jagada. Seda päevikut hoidis Ingrid Rüütel lukustatud sahtlis oma kabineti kirjutuslaua all ja keegi ei teadnud sellest peale tema. Aga pärast Arnold Rüütli surma 2021. aastal, kui Ingrid hakkas tema asju läbi vaatama, leidis ta selle märkmiku. Ja kui ta luges, mida Arnold oli kirjutanud jaanuaris 2006, vahetult pärast skandaali, siis ta mõistis, et tema mees oli teadnud rohkem, kui ta kunagi tunnistas. Seal, käsitsi kirjutatud lehtedel, seisis, ma nägin märke. Ma kuulsin häälitsusi. Ma teadsin, et midagi on valesti. Aga ma ei julgenud vaadata. Sest kui ma vaatan, siis ma pean tunnistama, et ma olen ebaõnnestunud. Mitte ainult presidendina, vaid vanaisana. Ja seda ma ei suuda. Need read olid kirjutatud väriseva käega ja mõned sõnad olid hägused, nagu oleks nende peale tilkunud pisaraid. Ingrid luges neid ridu ja mõistis, Arnold ei olnud süütu. Ta ei olnud ohver. Ta oli kaasosaline oma vaikimises. Ja see teadmine murdis Ingridi viimase illusiooni, et nad olid mõlemad lihtsalt õnnetud vanemad, keda lapsed petsid. Aga miks Arnold ei öelnud seda kunagi avalikult? Miks ta lasi kogu maailmal uskuda, et ta ei teadnud midagi? Sest tunnistada, et sa teadsid, aga ei teinud midagi, on hullem kui tunnistada, et sa ei teadnud. Teadmatus on nõrkus, aga teadlik vaikimine on süü. Ja Arnold ei suutnud kanda seda süüd avalikult. Ta kandis seda privaatselt, oma päevikus, oma unedes, oma vaikuses. Ja kui ta suri 2021. aastal, 93-aastasena, siis tema viimased sõnad olid Ingridile, ma kahetsen.
Ta ei öelnud, mida ta kahetses, kas presidendiks olemist, kas vaikimist, kas seda, et ta ei kaitsnud oma lapselapsi. Aga Ingrid teadis. Sest naine, kes on elanud mehega 50 aastat, ei vaja sõnu, et mõista, mida mees tunneb. Ja Ingrid teadis, et Arnold kandis seda süüd iga päev, iga tund, iga hingetõmme, kuni ta viimane hingetõmme tuli. Ja see oli karistus, mis oli hullem kui ükski avalik hukkamõist, karistus, mida sa kannad iseendas, vaikides, teadmata, kas keegi teine mõistab, kui raske see on. Aga Arnold ei olnud ainus, kes kandis füüsilist hinda. Tema keha, mis oli olnud tugev ja sirge, hakkas pärast skandaali kokku varisema. Inimesed, kes nägid teda enne ja pärast, ütlesid, et ta vanas 10 aastat 1 aastaga. Tema juuksed, mis olid olnud hõbedased, muutusid valgeks. Tema selg, mis oli olnud sirge, hakkas kummarduma. Tema käed, mis olid olnud kindlad, hakkasid värisema. Ja tema silmad, mis olid olnud selged ja kindlad, muutusid häguseks, nagu oleks nende taga midagi kustunud. Arstid ütlesid, et see oli vanus, et 77-aastane mees lihtsalt vananeb. Aga need, kes teda tundsid, teadsid, et see ei olnud ainult vanus. See oli stress, valu, häbi, emotsioonid, mis söövad keha seestpoolt, aeglaselt, nähtamatult, kuni keha ei jaksa enam vastu panna. Ja Arnold Rüütli keha ei jaganud enam vastu. Ta hakkas kaotama kaalu, tema nägu muutus kõhnaks, tema nahk muutus läbipaistvaks. Ja kui ta kõndis, siis ta kõndis nagu mees, kes kannab nähtamatut koormust, mis muutub iga sammuga raskemaks. Aga kõige hullem ei olnud füüsiline valu. See oli psühholoogiline. Arnold Rüütel, kes oli olnud kogu oma elu avalik inimene, kes oli harjunud, et inimesed tervitavad teda tänaval, naeratavad talle, väljendavad austust, hakkas märkama, et midagi oli muutunud. Inimesed ikka tervitasid, aga nende naeratused olid teistsugused, kohustuslikud, mitte siirased. Nende pilkudes oli midagi, mida Arnold ei suutnud määratleda, aga mida ta tundis, kaastunne, segatud kahtlusega. Nad vaatasid teda nagu inimest, kes on langenud, aga keda nad ei saa täielikult hukka mõista, sest ta on ikka endine president. Ja see oli hullem kui avalik hukkamõist. Sest hukkamõist on vähemalt aus, see ütleb sulle otse, mida inimesed mõtlevad. Aga kaastunne, segatud kahtlusega, on nagu aeglane mürk, see ei tapa sind kohe, aga see mürgitab sind iga päev, kuni sa ei suuda enam hingata. Ja Arnold ei suutnud enam hingata. Ta hakkas vältima avalikke kohti, hakkas keelduma kutsetest, hakkas elama üha rohkem oma kodus, oma mõtetes, oma minevikus. Ja see oli tema viimased 15 aastat, mitte elu, vaid ellujäämine. Aga oli üks hetk, mis näitas, kui sügavale see valu ulatus. See oli september 2016, täpselt 10 aastat pärast seda, kui Arnold Rüütel kaotas presidendivalimised. Toimus Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja Arnold oli kutsutud kui endine riigipea. Ta läks, sest ta tundis, et ta peab minema, et kui ta ei lähe, siis inimesed arvavad, et ta on nõrk, et ta ei suuda oma minevikuga silmitsi seista. Aga kui ta sinna jõudis, siis ta mõistis, et see oli viga. Sest seal, saalis, olid kõik need inimesed, kes olid olnud tema kolleegid, tema toetajad, tema sõbrad. Ja nad kõik teadsid. Nad kõik mäletasid. Ja kuigi keegi ei öelnud midagi, siis Arnold nägi nende silmades, nad mäletasid Kadrioru skandaali. Nad mäletasid, kuidas ta kaotas valimised. Nad mäletasid, kuidas tema karjäär lõppes häbiga. Ja Arnold seisis seal, 88-aastane mees, ja tundis, kuidas tema silmad täituvad pisaratega. Ta ei nutnud, ta ei lubanud endale nutta avalikult. Aga pisarad olid seal, tema silmade servades, ja ta teadis, et kui ta jääb veel minutiks, siis nad voolavad üle. Ja nii ta lahkus. Ta lihtsalt pööras ringi ja kõndis välja, ilma kellegagi rääkimata, ilma head aega ütlemata. Ja keegi ei läinud tema järele. Sest kõik mõistsid, see mees tahab olla üksi oma valuga. Aga kes oli see, kes tõesti võitis? Kes oli see, kellele kogu see tragöödia oli kasulik? See on küsimus, millele vastamiseks peame vaatama numbreid, fakte, järelmeid. Pärast seda, kui Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks, muutus Eesti välispoliitika suund. Rüütel oli olnud ettevaatlik Venemaaga, püüdnud hoida tasakaalu, mitte provotseerida. Ilves oli radikaalselt läänelik, NATO ja Euroopa Liidu kindel toetaja, Venemaa suhtes kriitiline. See muutus tõi Eestile lähemad suhted USA-ga, tugevama positsiooni Euroopas, aga ka suurema pingeid Venemaaga. Kas see oli hea või halb?
See sõltub sellest, keda sa küsid. Aga üks asi on kindel, see muutus ei oleks toimunud, kui Arnold Rüütel oleks jäänud presidendiks. Ja see muutus ei oleks toimunud, kui Kadrioru skandaal ei oleks hävitanud Rüütli võimalusi saada teist ametiaega. Seega, kes võitis? Need, kes tahtsid Eestit viia lääne suunas, kes tahtsid katkestada vana koolipoliitikaga, kes tahtsid moderniseerida riiki. Kas nad planeerisid skandaali? Ilmselt mitte. Aga kas nad kasutasid seda ära? Absoluutselt. Ja see on poliitika reaalsus, sa ei pea ise looma kriisi, et sellest kasu saada. Sa pead lihtsalt olema valmis, kui kriis tuleb. Aga oli üks inimene, kes võitis kõige rohkem ja kelle nime keegi ei maininud, kaitsepolitseis töötav analüütik, kes oli see, kes sai Margus Tamme memo oktoobris 2005. See inimene, nimetagem teda lihtsalt Keks, sest tema nimi ei ole kunagi avalikustatud, luges memo, mõistis, mida see tähendab ja tegi otsuse, mitte vastata. Mitte anda juhiseid. Lasta olukorra areneda. Miks? Sest Eks teadis, et kui olukord areneb piisavalt kaugele, siis see muutub skandaaliks. Ja skandaal muudab poliitilist maastikku. Jaks, kes oli töötanud kaitsepolitseis 20 aastat, teadis täpselt, kuidas poliitilist maastikku muudetakse, mitte otseste rünnakutega, vaid vaikimise, ootamise, õige hetke valimisega. Ja niiks vaikis. Ta ei vastanud Margus Tamme memole. Ta ei andnud juhiseid. Ta lihtsalt ootas. Ja kui jaanuaris 2006 skandaal plahvatas, siis Eks istus oma kabinetis ja mõtles, see läks täpselt nii, nagu ma arvasin. Kas Eks oli kurjategija? Mitte seaduse mõttes. Aga kas Eks oli moraalselt süüdi? Jah. Sest Eks teadis, et tema vaikimine hävitab inimeste elusid, Arnold Rüütli, Ingrid Rüütli, Helena ja Marja elusid. Aga Eks otsustas, et need elud on ohvrid, mida on vaja tuua suurema eesmärgi nimel. Ja see suurem eesmärk oli Eesti suuna muutmine. Kas Eks tegutseb täna veel kaitsepolitseis? Keegi ei tea. Kas Eks on kunagi kahetsenud? Ilmselt mitte. Sest inimesed nagu Eks ei kahetse. Nad näevad maailma kui malet, kus figuurid on ohverdatavad, kui see toob võidu. Ja Eks võitis. Eesti muutus. Rüütel kaotas. Ja 2 alaealist tüdrukut maksid hinna, mida nad ei pidanud kunagi maksma. Aga Eks ei mõtle neile. Eks mõtleb ainult sellele, et tema strateegia töötas. Ja see on kõige külmem tõde selles loos, et kusagil, mingis kabinetis, istub inimene, kes teadis kõike, kes oleks võinud sekkuda, aga kes otsustas mitte sekkuda, sest tema jaoks olid inimesed lihtsalt figuurid malelaual. Ja see inimene elab täna oma elu, ilma süütundeta, ilma karistuseta, ilma et keegi teaks tema nime. Aga tema otsus muutis Eesti ajalugu. Ja see on küsimus, mis jääb rippuma õhku, kas ühe inimesel peaks olema õigus teha selliseid otsuseid? Kas ühe inimese vaikimine peaks saama hävitada teiste elusid? Ja kui vastus on ei, siis miks me lubame sellel juhtuda? Aga oli üks koht, kuhu keegi ei julgenud minna, üks ruum, mis peitis endas viimast tõde, Kadrioru lossi keldrikorrus, kus asusid vanad riiklike vastuvõttude arhiivid. Seal, tolmustel riiulitel, seisid karbid, mis sisaldasid külaliste raamatuid alates 2005. Iga vastuvõtu külaliste nimed, iga riikliku sündmuse osaliste allkirjad, iga protokollilise visiidi registreerimine. Aga oli üks raamat, mis kadus täpselt 3 päeva pärast skandaali plahvatamist, oktoobrist detsembrini 2005 lossi külastanud, erakülaline, nimekiri. See raamat pidi sisaldama kõigi nende inimeste nimesid, kes tulid lossi väljaspool ametlikke üritusi, sealhulgas Helena ja Marja sõbrad. Aga see raamat ei olnud enam seal. Keegi oli võtnud selle ära öösel 21. ja 22. jaanuari vahel 2006, täpselt siis, kui politseiamet pidi alustama oma sisejuurdlust. Arhivaar, 63-aastane Valve Kask, kes oli töötanud lossis 30 aastat, märkas kadumist hommikul, aga ta ei öelnud kellelegi. Miks? Sest õhtul enne, kell 22, oli talle helistanud keegi, kelle häält ta ei tundnud, ja öelnud, proua Kask, te olete teeninud Eesti riiki auga. Ärge rikkuge seda au viimases hetkes. Mõned asjad on paremad unustada. Ja Valve mõistis, see ei olnud soovitus, see oli hoiatus. Aga mida see kadunud raamat oleks näidanud?
See oleks näidanud, et esimesed, erakülalised, need, kes tulid Helena ja Maria juurde, ei olnud ainult nende koolikaaslased. Seal olid ka vanemad inimesed, 20-aastased, isegi 30-aastased, kelle nimed oleksid tekitanud küsimusi, millele keegi ei tahtnud vastuseid. Sest kui 15-aastase tüdruku juurde tuleb 25-aastane mees, siis see ei ole enam teismeliste pidu, see on midagi muud. Midagi, mida seadus nimetab teisiti. Ja keegi ei tahtnud, et need nimed tuleksid välja. Mitte sellepärast, et kaitsta Helena ja Mariat, vaid sellepärast, et kaitsta neid, kelle nimed seal olid. Sest mõned neist nimedest kuulusid inimestele, kes olid seotud poliitikaga, äriga, mõjuvõimuga. Ja kui need nimed oleksid tulnud avalikuks, siis skandaal ei oleks olnud ainult Rüütli perekonna tragöödia, see oleks olnud riiklik kriis. Ja nii see raamat kadus. Ja valvekask vaikis. Ja need nimed jäid saladuseks, mida keegi ei tea, peale nende, kes seal olid. Ja need inimesed elavad täna oma elu edukalt, nähtavalt, ilma et keegi teaks, et nad olid seal Kadrioru lossis oktoobrist detsembrini 2005 kohas, kus nad ei pidanud kunagi olema. Aga oli üks inimene, kes teadis kõiki nimesid, sest ta oli see, kes registreeris neid, turvamees Andrus Koppel. Andrus ei pidanud külaliste raamatut, see oli arhivaari töö. Aga ta pidas oma isiklikku märkmikku, kuhu ta kirjutas iga vahtkonna ajal kõik, mida ta nägi. See oli tema harjumus, mille ta oli omandanud 20 aastat tagasi, kui ta alustas tööd kaitsepolitseis, kirjuta kõik üles. Kunagi ei tea, millal see võib vajalik olla. Ja nüüd, 2 aastat pärast skandaali, istus Andrus oma köögis Lasnamäel ja vaatas seda märkmikku. Seal olid kõik nimed. Kõik kuupäevad. Kõik kellaajad. Ja Andrus mõtles, kas ma peaksin selle kellelegi andma? Kas ma peaksin rääkima tõtt? Aga siis ta mõtles oma naisele, oma lastele, oma elule, mis oli juba piisavalt raske pärast seda, kui ta kaotas oma töö. Ja ta mõtles, mis juhtuks, kui ta räägiks. Kes teda usub? Kes teda kaitseb? Ja mis juhtuks nende inimestega, kelle nimed seal olid inimestega, kellel oli võim, raha, mõju? Nad hävitaksid ta. Nad hävitaksid tema perekonna. Ja nii Andrus võttis selle märkmiku, läks oma korteri rõdule ja põletas selle. Ta vaatas, kuidas lehed muutuvad tuhaks, kuidas nimed kaovad suitsuna õhku ja ta mõtles, võib-olla on mõned tõed paremad jääda öeldamata. Aga üks nimi, mis ei kadunud, oli see, mis muutis kogu loo kõige traagilisemaks, Maria enda nimi. Sest kui Helena oli vähemalt 15, siis Maria oli ainult 13. 13 aastat vana tüdruk, kes elas presidendilossil ja kelle ümber toimus kaos, mida ta ei mõistnud. Pärast skandaali, kui tüdrukud kolisid lossist välja, läks Helena elama oma ema juurde, aga Maria läks hoopis mujale, ta läks elama oma isa juurde, keda ta ei olnud näinud 5 aastat. Miks? Sest Maris Leif, nende ema, ei suutnud enam. Ta ei suutnud vaadata oma tütreid ilma, et ta ei näeks neis süüd, mitte nende süüd, vaid oma süüd. Sest Maris teadis, et kui ta oleks olnud parem ema, kui ta oleks suutnud pakkuda neile stabiilset kodu, siis nad ei oleks pidanud kolima vanaema ja vanaisa juurde. Ja siis kõike seda ei oleks juhtunud. Ja see süütunne sõi Marist seestpoolt, kuni ta ühel päeval ütles tüdrukutele, ma armastan teid, aga ma ei suuda teid praegu vaadata. Palun minge ära. Ja Maria, 13-aastane tüdruk, kes oli juba kaotanud oma lapsepõlve, kaotas nüüd ka oma ema. Ja ta läks elama isa juurde, võõra mehe juurde, keda ta ei tundnud, kes ei tundnud teda ja kes võttis ta vastu ainult sellepärast, et keegi pidi seda tegema. Aga kõige hullem ei olnud see, et Maria kaotas oma ema. See oli see, et ta kaotas iseenda. Sest pärast skandaali ei olnud Maria enam lihtsalt Maria, ta oli see tüdruk presidendilossist. Iga koht, kuhu ta läks, iga kool, kuhu ta üritas minna, iga inimene, keda ta kohtus, kõik teadsid. Ja kõik vaatasid. Ja kõik mõtlesid sama, see on tema. See on see tüdruk, kes rikkus presidendi karjääri. Ja Maria üritas elada sellega. Ta üritas olla normaalne teismeline, käia koolis, omada sõpru, naerda. Aga see ei töötanud. Sest kuidas sa saad olla normaalne, kui iga pilk, iga sosistamine, iga kommentaar internetis meenutab sulle, et sa oled märgistatud. Ja nii Maria hakkas end isoleerima. Ta hakkas vältima inimesi, vältima kohti, vältima elu. Ja kui ta oli 16, siis ta katkestas kooli. Ja kui ta oli 18, siis ta lahkus Eestist. Keegi ei tea, kuhu ta läks.
mõned ütlevad, et ta läks Soome, teised ütlevad, et ta läks kaugemale, võib-olla Inglismaale või Saksamaale. Aga keegi ei tea kindlalt. Sest Maria ei rääkinud kellegagi. Ta lihtsalt kadus. Ja see oli tema viimane katse pääseda nimest, pääseda minevikust, pääseda valust, mis ei läinud kunagi üle. Aga Helena jäi. Helena, kes oli vanem, kes oli tugevam, kes oli see, kes pidi olema Maria kaitsja, aga kes ei suutnud kaitsta isegi iseennast. Helena jäi Eestisse, lõpetas kooli, läks ülikooli, üritas ehitada normaalselt elu. Aga iga kord, kui ta kandideeris tööle, iga kord, kui ta kohtus uute inimestega, iga kord, kui keegi otsis tema nime internetist, seal oli see skandaal. Fotod. Kommentaarid. Ja Helena mõistis, et ta ei saa kunagi pääseda. Sest internet ei unusta. Internet on igavene mälu, mis hoiab kõike igavesti ja mis ei anna andeks. Ja nii Helena elas oma elu pooleldi siin, pooleldi varjudes, pooleldi iseendana, pooleldi kellegi teisena, keda ta üritas olla, et inimesed ei mäletaks, kes ta oli. Ja see oli tema karistus, mitte vangla, mitte trahv, vaid igavene märgistatus, igavene meenutus, igavene valu, mis ei läinud kunagi üle. Ja kui keegi küsis temalt, kas ta kahetses, siis ta vastas alati, ma kahetsen, et ma elasin presidendilossil. Ma kahetsen, et ma olin see, kes ma olin. Aga ma ei tea, kuidas ma oleksin saanud olla keegi teine. Mis sai neist inimestest, kes jäid? Arnold Rüütel suri 2021 aastal, 93-aastasena, vaikselt, oma kodus Ingrid Rüütli kõrval. Tema matused olid riiklikud, aga need ei olnud suured. Inimesed tulid, austasid, mäletasid teda kui Eesti taasiseseisvumise ajastu juhti, aga keegi ei rääkinud Kadrioru skandaalist. See oli nagu vaikiv kokkulepe, me mäletame head, me unustame halva. Aga kas Arnold unustas? Tema päevik, mille Ingrid leidis pärast tema surma, ütleb, et ei. Seal, viimaste lehekülgede peal, kirjutatud väriseva käega, seisis, ma ei tea, kas Jumal andestab mulle. Aga ma tean, et ma ei andesta endale. Ingrid Rüütel elas veel 2 aastat pärast Arnoldi surma. Ta jätkas oma tööd, kirjutas, pidas loenguid, aga need, kes teda nägid, ütlesid, et ta oli nagu vari, seal, aga mitte päriselt. Ja kui ta suri 2023, siis tema viimased sõnad olid, lõpuks ma näen neid jälle. Keegi ei tea, keda ta mõtles, kas Arnoldi, kas oma vanemaid, või võib-olla Helena ja Mariat, keda ta ei olnud näinud aastaid, aga keda ta armastas ikka. Helena elab täna kusagil Eestis, vaikselt, nähtamatult. Ta on 33-aastane, tal on töökoht, mida ta ei taha nimetada, elu, millest ta ei taha rääkida. Mõnikord keegi ära tunneb ta tänaval, aga enamasti mitte. Ja see on täpselt see, mida ta tahab, olla keegi, keda ei tunta, keda ei mäletata, kes saab lihtsalt elada. Maria, keegi ei tea. Mõned ütlevad, et ta elab Soomes, teised ütlevad, et ta vahetas nime ja alustas uut elu kuskil, kus keegi ei tea, kes ta oli. Aga üks asi on kindel, ta ei tule kunagi tagasi Eestisse. Sest Eesti on koht, kus ta on igavesti märgistatud, igavesti meenutatud, igavesti see tüdruk presidendilossist. Ja turvamehed Andrus Koppel, Margus Tamm, need 12 meest, kes vaikisid, elavad oma elu, kannavad oma süüd, vaikides. Mõned neist on pensionil, mõned töötavad mujal, aga keegi neist ei räägi sellest, mis juhtus. Sest mis sa ütled? Kuidas sa selgitad, et sa nägid, aga ei teinud midagi? Kuidas sa elad sellega, et su vaikimine maksis kellelegi kõik? Aga kõige suurem küsimus jääb, kes tõesti võitis? Toomas Hendrik Ilves oli president 10 aastat, 2006 kuni 2016. Ta viis Eesti lähemale läänele, tugevdas NATO suhteid, tegi Eestist digitaalse riigi eeskuju. Kas see oli hea? Enamik ütleb, et jah. Aga kas see õigustas seda, mis juhtus Arnold Rüütliga, Helena ja Mariaga, kõigi nende inimestega, kelle elud purustati? See on küsimus, millele pole ühest vastust. Sest poliitika ei ole moraal. Poliitika on võim. Ja võim ei küsi, kas ohvrid olid õiglased, see küsib ainult, kas eesmärk saavutati. Ja eesmärk saavutati. Eesti muutus. Vana maailm, mida Arnold Rüütel esindas, kadus. Uus maailm, mida Ilves esindas, tuli. Ja see muutus oli vältimatu, kas läbi skandaali või ilma selleta. Aga skandaal kiirendas seda.
Ja see on tõde, mida keegi ei taha tunnistada, et mõnikord ajalugu liigub edasi mitte ideede jõul, vaid inimeste purunemise jõul. Aga üks asi jääb selgusetuks, kes oli see Keks, see inimene kaitsepolitseis, kes sai Margus Tamme memo ja otsustas mitte vastata. Kas ta tegutseb täna veel? Kas ta on tõusnud kõrgemale ametikohale? Kas ta vaatab tagasi ja mõtleb, ma tegin õige otsuse? Või kas ta kannab ka oma süüd, vaikides, üksi? Keegi ei tea. Sest Kekst ei ole kunagi avalikustatud. Tema nimi on kadunud koos nende 300 leheküljega, mis kadusid Kadrioru lossi arhiivist. Ja võib-olla see on õige. Võib-olla mõned nimed on paremad jääda öeldamata. Võib-olla mõned tõed on paremad jääda varjusse. Aga see ei tähenda, et neid pole olemas. See tähendab ainult, et me oleme otsustanud mitte vaadata. Ja see on viimane õppetund sellest loost, et ühiskond, mis ei taha vaadata oma varjudesse, on ühiskond, mis kordab oma vigu. Ja Eesti kordab. Iga kord, kui keegi vaikib, kui keegi näeb, aga ei sekku, kui keegi otsustab, et ühe inimese elu on ohverdatav suurema eesmärgi nimel, me kordame. Ja me jätkame kordamist, kuni me õpime küsimust, mis jääb rippuma õhku, kas ühe inimese valu on kunagi õigustatud teise inimese võiduga. Ja kui vastus on ei, siis miks me lubame sellel ikka ja jälle juhtuda?